tere tulemast Eimi Kitsune taratuppa ja mõtlesin täna veel ühe postituse teha, et eelmine postitus oli seotud siis töövihikuga, et kes on nüüd tarahuvilised ja soovivad seda soetada, siis kogu info on seal. Panen selle nii-öelda reklaamvideo lingi ka siia alla ja ka seal ma nii-öelda päris kõike, mis mul praegu peas mõlgub, rääkima ei hakanud, sest seda jagatakse ka mujal keskkonnas. Tahan nii-öelda teha spetsiaalse video ka oma kanali olijate jaoks. Täna oli mul ametlikult siis esimene tööpäev, mul on puhkus läbi. Et esimene ülesanne oli siis nii-öelda kohanemine ja sisseelamine. Ja kuna mul nüüd järjest ja järjest rohkem nii-öelda vaba aja kriisi hakkab tulema, siis ma otsustasin seda natukene ka väikese hinnatõusuga oma kodulehel just taruladumiste osas väljendada, et näidata siis seda, et ma olen justkui teise meistri tasemeni jõudnud ja kindlasti, kui nüüd võrrelda teiste turupakkumistega, siis need minu videod, kliendid, kes on minult video saanud, võivad siin all kinnitada, jäävad üldiselt kõik sinna üle poole tunni või lausa isegi üle tunni, mõned on läinud, oleneb küsimuste arvust. Ja kui turu teiste pakkujatega nii-öelda võrrelda, siis mahu poolest on nad suuremad kindlasti. Ja kui seni oli siis taraladumise hind 22 €, siis võtame järgmise meistri arvu, milleks on 33. Ehk siis see mingis mõttes on ka edasi jõudnud õpetaja number, 3 on keisrinna number, 3 + 3 on 6, armastuse number. Ma tahan endiselt neid eraladumisi armastusega teha ja endast maksimumi anda. Ja mul on plaanis ka ennast numeroloogiaalaselt täiendada. Juba praegu ma olen üht-teist veel juurde õppinud ja numeroloogilised paketid ei taha enam hästi sinna 7–10 lehekülje peale ära mahtuda, nii et ka seal natukene korrigeerisin. Siis panin kõikidele ühe hinna, et 10 €, et see on endiselt nii-öelda turu soodsaim. Nii, aga nüüd on siis sellist kodulehe reklaamjuttu päris pikalt räägitud ja ma usun, et sa ootad juba, et ma selle jutu peale ka mõne kaardi tõmbaksin. Ja teeme siis täna nii, et ma näitan sulle neid kaarte ja jätan siis oma näo siia taustaks, et ma ei hakka seda kaamerat teistpidi keerama. Mida me võiks küsida? Võiks küsida seda, mida siis kõigile neile, kes seda videot juhtuvad vaatama, augusti lõpp üllatusena võiks veel tuua. Hopsti ja hüppas välja siis sauade baas, mis toob teateid, tegutse julgelt ja kirglikult. Midagi väga sellist põnevat on tulemas, hästi kiired energiat, soe, julge, samas vapper, avatud meelega, vaba hing, et mingisugused väga head sõnumid kappavad sinu poole ja meie kõigi poole, et sellised uued kirglikud algused. Nii, mis veel? Vaatame, et saaks erinevaid märksõnu, sest siin on vaatajaid juba omajagu. Hopsti ja tuligi päris palju. Tuli maailmakaart. Maailmakaart õiget pidi on väga hea kaart. See ütleb meile, et edu saavutatakse, mingid plaanid saavad teoks, uus algus, seisak saab läbi, võib mõnel ka reisi või mingit autasu isegi tähistada. No reisi ma arvan küll, mingi reis on kellelgi tulemas, sest siin tuleb ka sauade 2, mis on reisi planeerimise kaart.
mingid otsused võetakse vastu ja noh, sellel mehel, nagu sa näed, on siin see maakera käe peal, mis siis viitab sellele, et mingisugust suuremat reisi planeeritakse. Aga samas see reis ei, noh, ta võib olla nii-öelda päris maailmas, aga ta võib olla ka mingisugune hoogne edasikappamine vaimses maailmas, sest surma ja kaariku kaart on järgmised, mis siit välja tulid. Surm on transformatsioon, vana lõpp, uue algus. Võib-olla sa ei ole märganud surmakaardil, on siin hobuse nina eest tõusev päike, mis viitab siis sellele, et uus algus on tulemas. Ja tõesti kaarikuga edasiliikumisega. 7 on ka vaimsuse number. Võib-olla mingid uued taipamised, teadmised, aga miks mitte nagu minul plaan päris numeroloogia kooli minna ja ennast veel rohkem täiendada. Et seni olen siis olnud suuresti iseõppija ja raamatute pealt, aga vaatame, kuidas mul siis päris numeroloogialases koolis läheb. Nii, mida me veel küsime, mis võiks veel huvitada? Kool algab varsti. Mina olen juba koolilainel, aga on peresid, kus lapsed lähevad kooli, kus keegi alustab uut kooliteed, võib-olla sa ise otsustad õppima minna. Et mida siis nii-öelda õppimisega seoses see uus õppeaasta meile on toomas? No keegi vist praegu kahtleb, kas minna või mitte. Ma olen liiga vana, et minna. Ei ole. Õppida ei ole kunagi liiga hilja. Mine, ära kahtle. Ja sellepärast, et tuleb ka ülempreester, mis ütleb meile, et nii-öelda selline haridus, õpetamine, kooskõla, samal ajal õppimine ja õpetamine on kõik soodustatud. Ja endiselt tuleb siin ka saatana kaart siia kõrvale välja, mis võib mõningaid probleeme või sõltuvusprobleeme või tõesti ka selliseid, et ma olen nii vana, kas ma lähen? Kas see on ikka minu eriala? Ma väga tahaks, aga ei julge. Vaat need mõtted visake prügikasti. Ei ole keegi liiga vana. Nii nagu minu vanaema ütles ikka, et inimene on vana siis, kui või suus ära ei sula. Kui või ära sulab, siis oled veel piisavalt noor, et õppida. Nii, mida veel küsida? Küsime niimoodi, et sina, kes sa vaatab praegu seda videot ja unistad millestki. See ei ole nüüd kõigile, ma ei tea, kelle energia nüüd ma üles püüan. Unistab millestki. Siis järgmine sõnum on sulle. Mõõkade kuninganna. Mõõkade kuninganna on nutikas kuninganna. Selgus ja tarkus juhivad mind tõe poole. See, millest sa unistad, võib olla seotud eneseväljendusega. Võib-olla tõesti ka õppimise või õpetamisega. Aga võib-olla hoopis kirjutamisega või esinemisega. Igal juhul, kui sa kahtled, siis sinu vastus on jah, tee ära. Sul on kõik eeldused selleks, et see õnnestuks. Nii, püüame nüüd ühe suhteküsimuse kinni. Kui sa väga tahad teada oma suhte kohta, siis vaatame. Mõtle oma partneri peale ja ühele teist, aga võib-olla ka mitmele resoneerub, tuleb siis järgmine vastus. Selline tore paar. Õiglus ja sauade kuninganna. Need 2 kaarti räägivad meile siis sellise loo. Küsijanna on tõenäoliselt
tulemärgi all sündinud naine, jäärelõvi hambur või lihtsalt hästi energiline, tuline, kirglik, hea huumorimeelega, seksikas, keevavereline, unistav, loov, andekas ja elujõuline daam, võib-olla mitte kõige esimeses nooruses, aga oma küpses eas. Ja temal on nii-öelda siin see must kassike ehk siis nii-öelda justkui natuke spirituaalne või vaimne side teispoolsusega selle looma kaudu. Ta on kindlasti hästi päikseline, emotsionaalne, aga ka õiglane. Tema tugevuseks on kurgutsakra ehk rääkimine, väga hea eneseväljendaja. Ta on aus ja põhjus-tagajärge seoste eluõppetundidega siis arvestav. Ma saan seda, mida ma annan. Ehk siis see on hästi õiglane. Nii, milline on tema partner? Vaatame siis selle ka ja siis tuleb see sõnum. See partner, kelle kohta ta küsib. Selline naisterahvas, kui sina tundsid ennast ära. Kui huvitav, uuesti tuli välja. Partner, tema ise, kas peegelpilt. Midagi väga sarnast on selles partneris, aga miks ta seda vaatab, seda ladumist on siis see, et mingisugune konflikt on selja taga olnud. Ja nüüd on mõnda aega paus olnud. Et justkui selline teadmatus. Aga samas mõõkade kuus ütleb, et ees on nii-öelda rahulikumad ajad, mingi taipamine ja edasiliikumine uute väljakutsete suunas. Nii, aga ma tahtsin selle partneri kohta ka midagi näha. No, partner on selline karikate 9 energias, selline lõbus, elu nautiv, võib-olla ka natukene napsutaja, igal juhul selline, kas ta nüüd just poissmees on, aga elunautleja on ta küll. Et ta on elus teatud järjele jõudnud ja üsna enesekindel ja võib-olla eriti ei arvesta ka oma selle partneriga. Nii, ja mida siis ütlevad kaardid selle kohta, mis siin suhtes edasi saab? Poodukaart tuli välja. Ehk siis siin on tarvis lahusolek on hetkel, jah. Mingisuguse suuna puudumine, justkui vastuse ootamine ja mulle tundub, et küsija on justkui natuke ohvri rolli endale võtnud, et millegipärast ta nagu süüdistab iseennast, kuigi tegelikult seda ta ei peaks tegema. Võib-olla oma õigluses leiab, et ta on ise loonud selle olukorra. Aga narikaart ütleb, et ei, see niimoodi küll ei ole. Et uued algused on su ellu tõesti tulemas, kuid sa oled mingis mõttes nagu valede võrku jäänud, et mõõkade 7. Et midagi sa just nagu midagi sa ei tea, keegi on midagi kavaldanud või manipuleerinud, nii et sulle on jäänud tunne, et sina justkui oleksid selles lahusolekus süüdi, kuigi see tegelikult nii ei ole. Võib-olla tõesti see manipuleerimine ka selle meesterahva poolt on tulnud. Nii, ja mis on lahendus, mida kaardid soovitavad? Soovitavad siis tuli välja mõõkade kuningas ja kaarik, ehk siis kaalu hoolega, kas see oli ikkagi see õige suhe, mingi tõde tuleb välja. Jah, kui see vargakaart siin oli ja mõõkade kuningas siia kõrvale tuli, siis mingi tõde tuleb välja tema kohta, ta on midagi varjanud. Ma ei tea, kaljukits, veevala ja võib-olla veemärkidest sulle midagi ütlevad või vähk. Ja mingid takistused saavad ületatud, et see võidukaarik võib tähendada siin nii ühte kui teise suunda liikumist. Kas sa mõistad,
et see suhe ei olnud sinu jaoks ja sa liigud ise edasi, või liigub nii-öelda see teine pool edasi. Igal juhul edasiliikumine siin tuleb. Ja mis on kaartide soovitus selles olukorras? Kaotus. Kui on ei, siis on ei. Sellega tuleb kahjuks leppida, et see lein tuleb lihtsalt üle ja läbi elada. Ja kaardipaki lõpus on juba palju lõbusamad meeleolud, on sõprus ehk lohutust leiad sõpradest ja tänu sellele siis tuleb ka päike välja ja südamevalu läheb mööda. Ma ei tea, siin nagu oleks kolmanda osapoole energia, aga kaardid lohutavalt ütlevad, ära karda, armastus on sinu jaoks olemas. Võib-olla see lihtsalt ei olnud õige inimene praegu. Nii, mida veel küsida? Mul on tunne, et keegi tahab ühte küsimust veel küsida, et proovime siis tunnetada niimoodi ette, et mis küsimus see on, et seekord ma otseülekannet ei tee, ma proovin meelega teha niimoodi, et ma justkui ajaüleselt püüan kinni mõne küsimuse, millele te vastust ootate. Ja kui keegi nüüd tahtis küsida töökoha kohta, et kas pakkumine vastu võtta või mitte, siis vastus on kindel jah. Toob küllust, toob raha, toob rõõmu. Tunnetan, et keegi tahab küsida lapse valikute kohta, tuli siit ka müntide 2 hüppas välja. Kuidagi nagu, et kas survestada teda või mitte suunda valima. Noh, siis muidugi terve mõistus ütleb, et igaüks valib ise oma suuna, aga õiglane on see, et sa ütled siiski oma seisukoha välja, et kui sa näed mingit ohukohta, et laps tahab valida midagi, mis ei ole võib-olla kõige parem valik, siis võib-olla kõige õiglasem lahendus ongi lihtsalt öelda oma seisukoht, aga las tema otsustab, see on tema elu, tema valikud, aga tal on õigus teada, et selline oht on olemas, et sina lapsevanemana võiksid talle seda siiski öelda. Nii, tuli selline kiire lühike video ja andke siis teada, mis oleksid need teemad, millal veel kaardiladumisi võiks teha või äkki mingisuguseid muid mõtteid, mis sorti videot teid huvitaks. Aga seniks kõike head ja kohtumiseni järgmistel kordadel.